See siin on Polestar 2. Tegemist on siis meie kõige viimase oksjoni võiduga ja nagu näha, siis odava hinnaga käivad kaasas ka päris mitmed vigastused auto kere peal. Lisaks on lakipind ka väga halvas seisukorras. Vaata edasi, et saada teada, kui heaks me selle auto lõpuks saame ja pärast teeme muidugi ka proovisõitu. Tarmo on tolmune, Tarmo on tööd teinud. Mis värk on? Pesin autot, eile saime siis kätte auto lõplikult, et mitu korda seda autot juba kätte saanud, aga Polestar 2, 78 kilovatt-tundi, 300 kilovatti, enam-vähem söke Tesla Model 3 kiiruseline auto. Sai ostetud natukene söke kipakas mudel seekord, et tegime teda paremaks ja tahtsime korraks näidata, et mis ta praegune seis on, et ta on selline vaheetapp sisuliselt. Sa said ta siis mingi laksu ja igast kahistustega, et juba on tehtud paremaks midagi, räägi korraks, mis... Ja, lisame siia paar klippi, milline see auto oli. Ma nagu selles mõttes ei ütleks, et see nüüd mingi laksuga auto oleks, aga seda autot on nagu väärkoheldud oma elu jooksul, et tal on 130 000 kilomeetrit läbisõitu ja tal on hästi palju selliseid kriime, mingisuguseid väikseid mõlke, mingisugune stange oli kuskile ääre oli ära sõidetud, aga hetkeseis on siis selline, et meil on autost esistange värvitud, see põhi vigastus, et see oli nagu ära rihitud. Õnneks täpselt niimoodi, et mitte nagu tuleni, vaid siin osas. See on meil värvitud detail, nii otsime veel värvitud detaile. Siin me proovisime kerge poleerimise ära teha. Selle uksega on siuke lugu, et siin oli päris hea auk. See on nüüd korda tehtud ja ära värvitud. No, mis siin toimub, Rasmus? Siin on show. Ühesõnaga, sellist efekti niisama ei saa auto peale. Selle efekti nimi, kui keegi tahab, on naaber teeb 50 euriga. Seda autot on siis enne meieni saabumist keegi üritanud teha natuke ilusamaks, aga see ilusamaks tegemine on tegelikult selliselt välja tulnud, et praegu kui siuke päike läbi pilve paistab, siis siin on kergelt näha neid hologramme. Ja ütlen ausalt, et mina täna ei tea, kui kergesti me need välja saame. Selle autol on siis iga detail räägib oma loo vist, aga jah, tagastange sai ka värvitud. Midagi hullu ei olnud, aga oli nagu piisavalt palju igal pool kriime, et tundus mõistlik üle värvida. Jah, siin on mingisugused asjad juhtunud, aga seda osa me ei värvinud. Siin oli samuti väike mõlk. Täpselt selle metalli ulatuses. Enam ei ole mõlki? Enam ei ole. Näe, siia me jätsime ühe alles ka, aga see on üsna kosmeetiline ja seda tegelikult saab nagu olu paremaks. Ja edasi on need detailid, mis tahavad kõik poleerimist näha. Minu arust siin oli ka, me peame ikkagi sees ka korraks valgustiga näitama. Kõik oli nagu neid hologramme täis. Aga kui sellest mööda vaadata, siis tundub päris äge auto tegelikult. Et vaatame autost ümber nurga ja päris hea. Aga ei, jah. Jälle suht sügavale lähme, et tegelikult on päris huvitav auto. Salongist tuleb osoonilõhna, Jaa, see oli mingi siuke võõras lõhn oli autos, et ei meeldinud, et siis sai see nagu ära tehtud. Aga muidu hästi palju Volvot on siin autos ikka. Ja ta ongi nagu sõsarfirma siis nii-öelda. Et isegi siin on nagu Volvo Car Corporation kirjutatud ja roolil on mingisugused nupud, on täpselt Volvo, ma ei tea, näitan seda tagaluuki, mis on täis Volvo. Pult on Volvo. Hästi madalal saad istuda. Tal on selline nagu päris taha juhile mõeldud siis, et ausalt öeldes väga positiivselt üllatunud nagu selle auto üle. Muidu neid nagu linnas väga ei näe, aga siis teed ise ühe tiiru ja siis näed 3. Et mul on siuke olukord ka nagu juba selle autoga olnud. Nii, siin on tehtud midagi. Kusjuures täpselt see ongi plaan, et natukene paremaks. See värvitud uks on ka niimoodi, et see on värvitud, Rasmus. Ära palun kritiseeri seda ust. Ma hakkan nutma muidu. Sa põhimõtteliselt näitad, et siin on ka tegelikult mingid halad enne.
Seal on kriime rohkem, holosid on ka hea, aga siin on nagu... see on pull, siin algab pidu. Mingit loodusnähtust vaataks. Jõhker. See on nii elegantselt tehtud, et seda on nagu natuke isegi ilus vaadata. Et see on nagu kunst. Marko ütles ka, et järjekindel on olnud see, kes seda tegi, et alla ka ei andnud. Mulle meeldib siit poolt see uks väga. Siit, vaata kui ilus see ukse ümbrus on. Ilus kast on joonistatud ümber. Siin ta on mingi sellise väikse asjaga veel teinud. On ju? Jaa. Aga kuidas ta kriimudest lahti ei saanud? Holod sees, kriimud ka alles. Tahtsin näidata, kuidas siin on see matistunud ka pind täitsa. Muideks, ma olen suht kindel, et see on seotud värvimisega, sest seda detaili siin värviti. Teibijoon, vaata, jah? Jah, võib-olla või? Ja vaata seda stanget ja seda nüüd on, et mul on vaja need nagu enam-vähem sarnaseks saada. Ma ei tea, üks võimalus teada saada, kuskilt alustada. Näita veel mingi siia poole, sinna poole. Kohe. Kahjuks nii ta jääbki enam-vähem. Aga siit saab vahest nagu hästi ära. Jaa. Aga teistpidi on see, et kui sa valgusti kinni paned, siis on nagu seis oluliselt parem. Lihtsalt see must värv. See ei andesta. Taha vaadata lihtsalt neid autosid nagu selle valgustiga. Tuju läheb ära. 3 hours later. Tegelikult rohkem. See on final touches. Viimati me nägime autot, kui külg oli hologramme täis. Testkoht oli mingisugune tehtud. Ei näinud väga palju lubab välja. Nägime, kuidas tagaluugi peal oli lakki üle lastud sinna kuskilt. Ja kõik oli nagu päris kole. Siis võtsin ette Gioni Cut'i ehk siis punase padja ja ekstsentrilise poleerimismasina. Kasutasin CarPro Fixer poleerimispastat ehk siis selline one step. Ja selline ta jäi, et uhke ei ole, aga lihtsalt, et aja piirides töötasin, et täna pidin auto nagu valmis saama. Ja tegelikult arvestades seda nagu ajasurvet, et meil on just garaažis ka üks M4, mis on 4. päeva siis töös ja keraamika veel ei ole peal, siis sellel autol on nüüd juba Gioni Wax peal ja nendesse kohtadesse siis kõik plastikosad said CarPro Deluxi endale. Ilmselt mul on veel paar pesu ees jooksvalt, kus ma siis saan mõned võib-olla asjad ära, mis ma siin ei ole jõudnud veel ära puhastada, aga see on selline endale tegemine, et see ei ole kliendile ja siis ma saan nagu natukene nurkasid lihvida. Siin me näeme päikese käes siis seda lõpptulemust nendele kohtadele, kus oli lakk peale lastud. See tuli ilusasti maha, ma näen. Kõik on nagu väga sile meil täna. Jah, aga tegelikult seda on küll, et kriimud on alles, et ei hakka üldse nagu varjama, et sisuliselt see selline one step poleerimine, mis ma täna tegin, oli see hologrammide eemaldamine eelkõige, et loomulikult ta võttis mingid väiksemad asjad veel ära, aga kui nagu hoolikalt vaadata, eriti päikse käes, siis kriime on kindlasti näha. Teistpidi see Gioni Wax, mis siia peale pandud on nagu meeletu läike andnud sellele mustalla värvile. Ja otse päikest vaadata on natuke valus isegi. Ja see ongi Gion Waxi selline põhifunktsioon tegelikult, et ta just sobib mingitele kindlatele värvidele, eriti tumedale ja annab nagu väga hea efekti. Palju ta see kestvus oli? Pool aastat äkki, midagi sellist. Kuni pool on, jah? Jah, et sõltub loomulikult, kuidas seda nagu kasutada ka. Tahad proovida sõita ka või? Proovime sõita ka, jah. Hästi madalal on see istumine ja siis panoraami nägin kaamerast just, et see on ka nunnu. Aga räägi, selles mõttes, et pole just mingi meeletult sõitnud, aga siuksed esimesed mõtted?
Ja esmamulje on päris hea. Mainisid sina, et Teslast meeldib rohkem ja ma pean nõus olema. Kuidagi mõnusam, rohkem automoodi. Tõepoolest, mulle meeldib, et hästi palju lisasid on. Nagu mingisugused, alates mingisugusest head-upist, kõikidest juhiabidest, mis siin näha võib. Soojendused istmetel ees ja taga. Ära unusta roolisoojendus. Roolisoojendus. Siin on Harman Kardon. Ma ei tea, ma loodan, nad kõik tulevad sellistena. Kõik päris ei tule muideks. Okay. Ma võin sulle nagu saladus või vihjena öelda. Päris kiire auto on, jah. Aga tegelikult sellel autol sai niimoodi vaadatud, et ta ei ole nagu selline nagu top-spec, et sa saad siin nahkistme ja ventistme ka näiteks. Ja sa saad näiteks need turvavööd mingisuguse kollasena ja mingeid selliseid asju. Aga muus osas tegelikult mina ise ütleks, et ma sain nagu väga hea spekiga auto ostetud, sest ta on see 4-pealine mudel, 78 kilovatt-tundi aku, siis auto see nii-öelda nominaal kilovatt, ehk siis see, mida sa tunned, on 300. Maanteeametis on 160 kilovatti, nagu ikka nende elektrikatel, ja kiirendus on mingisugune 4,5 sekundit 100-ni. Ei tohiks nagu puudu jääda kellegil. Ja lisade poolest siis selline kiire, et täiega Volvo, nagu näete, siis kõik kangid on Volvo omad. Hästi intuitiivne on kõik, meeldib. Siis sellised nagu Zorri tulelaadsed asjad on seal ees, mis on päris sellised Volvolikult head. Siis tal on adaptiivne püsikas, automaatsed täistuled, need peegliandurid siin, et sa rida oskaksid vahetada. Igasugused nii-öelda tänapäeva tüüpilise auto lisad samuti, et sa näed seal digitahos, mida sa tahad, sa saad seal muuta neid vaateid. See on siin päris kiire, CarPlay on olemas, siis... Bordearvuti on kiire või? Enam-vähem. Okei, see on tegelikult hea väärtus, sest mõnel ja kaasa arvatud linkil oli ta natuke aeglasem. Peab mainima ikkagi. Ja muideks see auto ju tegelikult on vanem kui see Link & Co äkki, kui ma ei eksi. No umbes sama, aga ja arvestades veel seda, et nad ju on kõik samade juurtega ettevõtte. Just. Siis ongi tegelikult, et päris palju erinevaid videosid oleme varasemalt salvestanud, et meil on Link & Co video, mida on võimalik vaadata. Saame panna veel siia üles kuskile lingi selle kohta. Samamoodi nagu me täna mõtlesime, et me ei hakka nagu autopesu uuesti filmima. See pesuvideo samuti üles linkidega. Mis veel sõidu ajal on nagu silma jäänud mulle on see, et juhi asend on hea, nähtavus on hea igalt poolt. Salong on siuke mõnus mugav. Tundub veits selline sarnane stiil nagu Link & Co-le võib-olla. Taas kasutatud materjale, mis on nagu mõnusa tundega, on siin näha äkki. Ja see puitdekoor on lahe minu arust. Must puit. Et muidu ma ei ole üldse fänn, aga siin see toimib minu jaoks. On küll, ma olen sellega nõus. Ja kui ma alguses meeletult kartsin seda nagu siukest tekstiilistet, mul lihtsalt ei meeldi, nagu minu viga. Ja ärge pange pahaks mulle, aga siin see iste on puhastatav, et ta on selline jälle, ma ei tea, Link & Co ütles, et mingid vanad kalavõrgud, aga tunne on väga sarnane ka siin. Ja siin on detailid, et mustad laed, mitte et seda lage just palju oleks, kui sul on nagu selline panoraamkatus, siis siin on mingisugune Polestari logo niimoodi üleval paistmas, kui ma saan selle kaamerasse. Ja hästi palju. Muideks, tahad ma rikun su kogu sõidu elamuse ära ka või? Jah. Siin on see one pedal drive, niimoodi, et paneme selle standardiks. Nüüd on niimoodi, et iga kord, kui sa nagu natukene gaasi ära võtad, siis sul auto pidurdab konkreetselt. Ehk siis sa kunagi peaaegu pidurdama ei peagi. Säästad enda piduri kettaid ja klotse. Sest see on siis regen nii-öelda. Harjuks ära isegi, ma arvan, siin pedaaliga saab piisavalt mängida küll. Trollijuht on okei olla ühesõnaga. Saad rahulikult sõita siin linnas, et võib-olla kogu aeg ei tahaks. Naljakas, mul mingi sõber ütles sama, et ta on nii harjunud ja nii meeldib.
Minule ei meeldi, ma ei tea. Mulle meeldib müra summutus siin autos, et väga palju ei ole seda teemüra. Siin olid vist 20 all või? Jah. Seda arvesse võttes nagu päris vaikne on siin ikkagi. Mingid Pirelli rehvid on ka all, aga elektriauto kohta tõesti oluliselt vaiksem kui Tesla, et nagu kvaliteedi vahe. Ja noh, nii palju ka, et näiteks see polster mul siit kuskilt lahti ei ole ja mingisuguseid suuri naginaid salongis pole, et tegelikult siin on mingi kvaliteedi tempel ikkagi ka küljes, ma nagu ise tunneks. Ja mis minu jaoks oli üllatav, kuna ma olen nagu elektriautodega omajagu sõitnud, siis Tesla ei paku kunagi hirmu, kui sa nagu gaasi vajutad. Aga selle autoga ma tundsin seda nelikvedu ja nagu sellist olukorda, kus võib-olla isegi tuleb natuke külge või nagu sellist tunnet oli. Et see oli minu jaoks nagu ülipositiivne, et selline nagu päris auto dünaamika nelikveo puhul. Aga ta on ikka väga planted või nagu täiesti maa küljes. Aga rohkem kui Model 3 või? Jah, ma ütleks, et rohkem jah. Mina ise arvan, et selleks korraks ongi kõik. Ja, üks auto jälle nähtud, väga lahe kogemus, et Volvo elektrikaga saab ka täitsa sõita. Me vist peame Polestar ütlema, aga Volvo elektriauto. See seos on peas olemas, jah. Okei, järgmiste videodeni. Tšau! Tšau! Igas videos peab olema see sees, kus Tarmo prehvleegib. Peab küll, jah. See on autotšai põhimõte.